Delfi vormel 1 podcast ringiga ees. Ja tervist head kuulajad, käes on 5. mai, kell on saanud 3 minutit 6 läbi ja nädalaselt pausilt on tagasi ringiga ees saade. Minu nimi on Kaspar Ruus, minu vastas istub vormelekspert Tarmo Klaar. Tere! Ja paremat kätt ise hakanud F1-fänn Kaspar Kütt. Tervist! Mul tuli väike paus sisse, sest kohe kui ma panin saate salvestama, kadus mul net ära. Aga õnneks... Milleks sul netti vaja on, see on ju... Heeblid liiguvad, nii et... Äkki tuleb tagasi ikka, jah? Loodame, juba vaikselt tuleb. Äkki seda vähemalt mäletad, kas võitis eile? Jaa, no, ikka. Siis, mis sul rohkem vaja on? Nii ta on. Räägime Miami GP-st, Oscar Piastrist, Ferrari huvitavast sisekliimast ja paljust muust, aga alustaks natuke teisel teemal, et me jõuame selle teemani ka nii sprindistardis kui ka põhisõidustardis, aga Tarmo, me sinuga nädala keskel ka veidi rääkisime. Mida tohib kurvi sisenedes, kui käib otsene võitlus teha, mida ei tohi, kuidas sellest aru saada ja miks sellest on keeruline aru saada? No alustame kõigepealt sellest, et eelmises saates ma hästi enesekindlalt ütlesin, et kohtunikud eksisid, et käitusid oma reeglite vastaselt ja karistasid Verstappenit. Ja ma ei pea oma sõnu sööma, sellepärast, et tuleb välja, et mitte üksi minul oli see teadmine, vaid ka osadel võistkondadel ja nüüd siis ennem Miami etappi keegi salapärane FIA esindaja, ehk siis FIA representative on öelnud, et jah, tõesti, eelmise aasta detsembri alguses said sõitjad kokku, ehk siis see GPDA, Grand Prix Drivers Association, kas siis nende esindajatega või kõigiga, minu teada kõik vormel 1 sõitjad on seal liikmed. No neil tavaliselt on nii-öelda esindajad, kes neil on praegu Russell on esimees, jah. Ja Austerlan, mul ei tule. Alexander Wurz peaks olema eks-sõitja, eks ole. Et nemad siis eelmise aasta detsembris leppisid kokku uued reeglid, mis paraku ei ole avalikustatud. No tule taevas appi ja ma saan aru, et mitte mina üksi siin ei esinenud väga enesekindlalt, vaid tegelikult laias maailmas pooldusidki nii kommentaatorid kui ka sõitjad, kui ka tiimipealikud, et mis nüüd siis toimus või mis mõttes nagu. Ja nüüd, mis siis tuleb välja, ühe võidusõiduportaali ajakirjanikud, kuidas nad ütlesid, et we have seen this directive, et me oleme seda direktiivi näinud, nii et neil ei ole isegi mitte välja printi ega mingit sellist asja. Nii et ma nüüd vuristan teile siis ette, et kusjuures jutt käib sisekurvis möödasõidu reeglitest. Mismoodi see nüüd väliskurvis on, ma ei tea, Miami etapi järgselt võib-olla hakkame midagi kuulma, sest seal väliskurvis toimis ka üht-teist. Aga möödumine sisekurvis eelmisel aastal kehtivate reeglite järgi oli siis niimoodi, tsiteerin, möödumine sisekurvis, need reeglid, mis kehtisid 2024 hooajal. Möödasõitja esisild peab olema vähemalt kõrvuti teise auto peegliga hiljemalt kurvi puutepunktis ehk apexis. Möödasõitja peab sõitma ohutult ja kontrollitult kogu manöövri jooksul, mis hõlmab sisenemist, puutepunkti ja väljumist kurvist. Möödumine tuleb sooritada ilma teist autot sihilikult kurvist väljumisel rajalt välja sundimata, mis hõlmab mööda sõidetavale autole õiglase ja vastuvõetava laiuse jätmist kurvi puutepunktist kurvist väljumiseni. Mööda sõitja peab suutma kurvi läbida rajapiirides. Need reeglid kehtisid siis eelmisel aastal. Nüüd aasta lõpus seal hakkasid virisema, ma mäletan, üsna häälekas oli Russell ise, kes ütles, et mis mõttes ja nüüd siis selle aastal ka ütleb, et takkajärgi nüüd pärast siis seda etappi, et need reeglid, mis nüüd kehtivad, et aga nende järgi me oleme ju kogu aeg terve kardispordi karjääri sõitnud. Ütleme otse, minu vanempoeg on ka üht-teist ikka siin omal ajal saavutanud kardiseks, Eestimaa pinnal küll. Ja ütleb, et isa, kuule, mis pläusti see Russell suust välja ajab, et mitte kunagi pole selliseid reegleid olnud, et seda viisi sõites on alati karistada saanud. Ja mis siis nüüd välja tuleb? Väidetavalt selle aasta reeglid. Möödumine sisekurvis. Kõigepealt on selline lause. Mööda sõitval juhil on eesõigus, kuid kaitsva juhi kohustus kusjuures, on vältida kokkupõrget või mööda sõitva juhi rajalt välja tõrjumist. Okei. Ja nüüd? Möödasõitja esisild peab olema vähemalt kõrvuti teise auto peegliga enne kurvi puutepunkti ja kurvi puutepunktis.
möödasõitjal peab auto olema täielikult kontrolli all, eriti kurvi sisenemisel, kui ka puutepunktis. Nõndanimetatud sukeldumine, inglise keeles siis diving, on keelatud. Kohtunike hinnangul on möödasõit korrektne, kui on valitud mõistlik sõidutrajektoor ja suudetud liikumine lõpule viia, jäädes seejuures rajapiiridesse. Noh, kõik said aru. Absoluutselt mitte. Nii et veel kord see esimene lause, möödasõitval juhil on eesõigus, kuid kaitsva juhi kohustus on vältida kokkupõrget. Peaks nagu vastupidi olema. Nii et lühidalt mina ristisin selle reegli Verstappeni reegliks, aga Verstappen on ju eluaeg niimoodi sõitnud. Kogu aeg. Vot Verstappenil võib-olla tõesti on kartides peale niimoodi teinud, on ju. Jah. Jätka sina. Ma võin sust mööda sõita, aga sina vaata, et sa kokku põrgetid. Täpselt, jah. Kui ma olen juba mööda saanud oma selle esisilla, siis mina võin ükskõik mida teha. Aga kuidas sulle see aspekt meeldib, et sa vaatad sporti, sa ei tea, kuidas hinnata rajal toimuvat, sest sa ei tea, mille järgi hinnata. Ja mitte ainult mina, vaid kommentaatorid ei saa midagi aru, kohtunikud ja pealtvaatajad, tiimi bossid ei saa midagi aru, et kas meie sõitjad tegi nüüd legaalselt või ei teinud, sest et lihtsalt seda selgust ei ole reeglites. Näiteks vaatad jalgpalli, ühtäkki see väravavaht väljub 16 meetri kastist, kraavab palli sülle ja kondab tagasi sinna 16 meetri kasti. Kõik vaatavad, mis värk on. Ja siis pärast mängu tuleb välja, et teate, me siin tippklubidega FIFA leppis kokku. Meil oli teate üks kohtumine eelmise aasta lõpus. Ja meil on nagu protokoll ka olemas. Aga no paraku me pole seda avalikustanud. Me võtsime, et ei ole avalikku huvi, vaata, miks peaksid nagu? Ja siis ei tule välja ju ka mitte FIFast või FIAst siis antud juhul, siis lihtsalt The Race äkki või? The Race, jah, selline portaal. Need ajakirjanikud siis hakkasid ka kaevama, et kuidagi imelik on see asi. Esiteks peab kiitma hea töö, et välja kaevasid. Aga jah, ühesõnaga see on ikka päris lõbus ja et täielik selgusetus valitseb selles mõttes, et me räägime mootorspordi tipust ja me räägime nii, et nagu nii Piastri ega Verstappen räägime siis nagu möödunud tapis. Kumbki ei saanud aru, kes siis nagu tegelikult lõpuks õige on selles mõttes just. Aga selle reegli valguses, eks me sõidu sees jõuame neid situatsioone siis lahata. Enne kui lähme GP võistlus kui sellise osa juurde, esiteks palju õnne Max Verstappenile, kes ei saaks. Ja teiseks Miami ikka värvi, kõik on palju, mitu tiimi tulid välja nii-öelda ühekordse uue disainiga, Racing Pulsil mängisid roosa väga, väga soliidselt välja, aga minu küsimus, et mis kuradi asi oli Ferrari? Pooleldi, mitte pooleks, vaid üks osa, veidi on see HP sinine, siis on ülejäänud osa tuimalt punane, ehk siis pandi nagu kuidagi pooleks. Mitte isegi, et läbivalt kokku. Ja ma ütlen, mis asi on raha. See on puhas sponsorluse raha. Aga tehke see ilusaks. Mul ei ole probleemi, et see sinist on. Aga miks raha? Me tahame, et HP oleks selgelt nähtav. Aga pane mingid HP sinised triibud läbivalt. Aga vaata, see ei lähe HP brändi koodiga kokku. Kas sa seda oled läbi lugenud HP koodeksit? No võt. Seal on selgelt kirjas. Just täpselt, et rahvusvahelistel kontsernidel on väga täpselt need igasugused mitu millimeetrit võib olla, mis värv kaugel mingist muust asjast on ju. Värviga saab ikka rohkem mängida. Ei saa? Ei, on ikka seal, toonid on paigas ja kõik, nii et ei ära hakka siin. Aga Racing Bulls sai siis neil on sellised paindlikumad sponsorid või eks on kokkulepete küsimus. Või olen ma liiga kriitiline või? Ma arvan, et sa ei ole kriitiline, tegelikult ei ole. Aga selles mõttes, mis teha, corporate maailmas on sellised reeglid ette nähtud, ega siin puhul pole mingit paindlikkust, isegi Ferrari ei ole mingit paindlikkust. Isegi Ferrari. Vormel 1 maailma kõige vanem tiim on ju, ei saa valida, kus ja kuidas nad saavad oma sponsorit näidata, aga nii lihtsalt on. Nii, Miami GP sprindi nädalavahetus ja seekord oli, kas lähme sprindi kvalifikatsiooni juurde või on vabatreeningutest ka mulleid, mõtteid, nii. No vabatreeningud olid kuidagi
ma ei oska öelda, natukene võib-olla ebaülevaatlikud, et noh, kõik püüdsid hästi palju seal ära teha, kui ma õigesti mäletan, seal vist suurt draamat ei seal oli, ma mõtlen, Oliver Peerman vist sõitis õige, ju välja, no aga see oli taaskord jah, aga see oli päris lõpus, see oli suhteliselt lõpus, jah. Loetud minutid enne lõppu see juhtus, aga jah, noh täpselt sprindi nädalavahetus ühe vabatreeninguga, et tahaks nagu rohkem sealt välja lugeda, aga seekord oli jah, kuidagi siuke katkendlik. No mida teada on, et seal näiteks Red Bull tõi siis uue põhja ainult Verstappeni autole, et sealt võis ka see kiiruslik vahe kusagilt tulla. Et noh, uuendusi natukene toodi, aga noh, mitte liiga palju ja siis ennem seda etappi nähtavasti avaldas rahulolematust Sainz, et noh, tema tuli kohe sellise radikaalse seisukohaga välja, et nüüd Miamist alates kõik, finito, seda autot rohkem ei arendata, et kogu aur läheb 2026. aasta auto peale, sellepärast, et korduvalt oleme rääkinud ka, kõik täielikult uued reeglid, tehnilised tingimused, kõik auto hoopis teistsugune. Aga James Vowles, tiimipealik, siis ütles, et ei, see ikka päris nii ei ole, et suurem osa ressursist jah, on suunatud järgmise aasta auto tegemisele, aga väidetavalt näpu otsatäie kaupa niimoodi aeg-ajalt midagi käesoleva aasta auto uuendamiseks pidi ka tulema ja noh, tegelikult olgem ausad, eks me siin pärast muidugi räägime ka, ega Williams näeb päris hea välja juba. Saab hakkama küll. No tulemuste poolest. Saab sõita küll. Sprindi kvalifikatsioon. Andrea Kimi Antonelli, kuigi ma olen nüüd tähele pannud, et seda Andreat enam ka graafikutes kasutada, ongi Kimi Antonelli tegi ajalugu, tegi päris pika puuga ajalugu, ehk siis võitis kõige noorema sõitjana siis nii-öelda F1 kvalifikatsiooni formaadi. Noh, hulka siis viimastel aastatel ka sprindisõit, et ta võttis Sebastian Vetteli 2008. aasta rekord üle mingi enam kui 3 aastaga. No vaata, see on nüüd jälle selline teema, et kuidas keegi seda võtab, kas see läheb nüüd statistikasse arvele kvalifikatsioonivõiduna või ta jälle ei lähe, et noh, siin minu meelest sellised kuskil kirikust maha kuulutatud reeglid jälle ei ole. Ei ole jah, ega siin ma ka ei oska pead anda, kas see on nüüd nagu 100% ametlik kvalifikatsioonivõit või on sprindi kvalifikatsioonivõit, et süuke... selle formaadi noori. Jah, kvalifikatsioonis on võib-olla natuke lihtsam nagu ühendada need kaks kui põhisõit ja sprint on just, et noh, iseenesest on samasugune lähenemine, et kiirem ring võidab, et äkki siis see jääb lugema, et ma ei ole veel nagu Wikipedia lehti avanud, et vaadata, kes see noorim pole-sitter meil praegu on. Jah, see Wikipedia muidugi ka kõige usaldusväärsem alati olla, aga ütleme, noh, need vaatajad, kuulajad, kes väga tähelepanelikult jälgid, mis seal sprindi kvalifikatsioonis teistmoodi on samamoodi 3 vooru, aga need voorud on lihtsalt ajaliselt lühemad. Ja see ka veel, et esimeses 2 voorus on kohustus kasutada keskmise kõvaldusega rehvi, see on ka erisus põhisõidu kvalifikatsioonist ja need peavad olema uued komplektid ja samamoodi siis viimases kvalifikatsioonivoorus peab kasutama uut komplekti kõige pehmemat, mis sel nädalavahetusel kasutusel on. Wikipedia tunnustab hetkel ikkagi nii-öelda põhikvalifikatsiooni. No võt. No. Aga mis ma tegelikult point... Vaata, see on samamoodi, ma segan, nii nagu rajarekorditega. Rajarekordid on elupõliselt registreeritud võistluse sees. Mitte testidel, mitte vabatreeningutel, mitte kvalifikatsioonis. Et noh, seal kasutatakse sellist libedat väljendit nagu absoluutne rajarekord, aga rajarekord on ikkagi võistluse sees sõidetud kiirem ring. Niimoodi on see ringrajasõidus mootorratastel autodel olnud aegade algusest peale. Aga kuhu ma sellega jõuda tahtsin, et 6. etapil nii siuke asi ära teha. Ütleme, iga etapiga näeb järjest rohkem, mida Toto Wolff itaallases nägi. No ta oli ise ka siuke uhke isa oli seal oma Mercedese garaažis, selles mõttes see on täiesti õigustatud. Ja isa oli ka kohal, jah. Isa oli ka kohal. Jah, aga kusjuures, mis veel oluline, Antonelli oli seal kunagi sõitnud ja ainult 1 vaba treening on all. Ja ongi tiimikaaslane Russell, kes on ju tegelikult stabiilselt kiirem olnud Antonellist siiamaani, siis nüüd äkitsi siis kvalifikatsioonis näitas Antonelli, et toorest kiirust on tal ikka nagu täielikult, et ma arvan, et Toto Wolff on väga õnnelik oma otsus üle praegu küll. Ja tagantpoolt veel tooks välja, et ikkagi kuidagi see Red Bulli teisel sõitjal on ikka raske. Ühel, teisel või 3. põhjusel. Noh, antud juhul oli see põhjus, kui ma õigesti mäletan, et ta lihtsalt valel ajal saadeti rajale.
muud midagi. Aga ikka on raske. Ei, muidugi on raske, jah, et hingeliselt on ikka raske ja sooritus ei ole ka see, mida oodatakse ja siis on jälle see värk, eks ole, mida ma armastan rääkida, et väike vale, suur vale statistika, nüüd vaatad seda, 18. Oli siis vaja välja vahetada. Mõttetu end ju, Lawson on ju kõrgemal. Lawson on ju 14 lausa. Aga kui ma õigesti mäletan, siis kõige kiiremale ringile minekul sama maks ei talle ette. Ei no on, kas auto on kehv, ei tule endal välja või tiim käkib. Aga kuidagi juhtub, aga just see nagu teise sõitjaga juhtub. Jah, millegi pärast on nii, valdavalt. Tahtsid öelda? Ei tahtsin öelda, et võib-olla Maxil juhtub ka, aga Max lihtsalt ongi nii palju kiirem, et ta kuidagi suudab need tiimikäkid siis maha või nagu ära katta oma lihtsalt oskustega. Nii, sprindisõit laupäeva, Eesti järgi laupäeva õhtul kell 19.00 pidi hakkama, umbes täpselt 18.30 ma sinna, nüüd saan ise öelda F1 TV peale, pre-race show, nägin vihma ja Leclerc'i seinas, see oli esimene asi, mis ma nägin. Mu esimene automaatne mõte oli, et okei, nad näitavad mingid vanu tipphetki. Tavaliselt siis see mõte tekib, jah? Jah, aga siis ma nägin seda rõvedat värvilahendust ja siis ma sain aru, et see reaalselt juhtuski just. Ja sel hetkel oli, oli kiusatus korraks kinni tagasi panna see. Ühesõnaga läks siis vihma oli tulnud, läks vahepealsetega nii-öelda boksist välja sellele stardirivvi ehk siis mitte isegi soojendusringile, stardirivvi jõudmise ringile. Reconnaissance. Tutvumisring Eesti. Aga ei jõudnud sinna. Jah, see oli Ferrari poolt jälle geniaalne lahendus, et paneme läbi märjale rajale siis keskmiste rehvidega, vahepealsete rehvidega Leclerc'i ja tulemus tuli päris kiiresti selles mõttes. No ja Hamilton ütles kohe, et kuule, miks te need rehvid panime, kuigi kui lõpuks pea tund aega hiljem sõita algas, siis olid peaaegu kõigil olid nii-öelda vahepealsed all. Jaa, aga selleks ajaks oli vihma see on ju tund aega hiljem. See oli tund aega hiljem. Ja nad nägid ette lihtsalt. Jah, aga siin on aastaid sellest räägitud, et see tänase päeva vihmarehvide ja üleminekurehvide lahendus on kuidagi täiesti jabur, et kui võiks vihmarehvide alla krutida, siis sõit katkestatakse, sellepärast, et vett on nagu liiga palju taevast alla tulemas ja lööb ka üles. Lööb alt üles. Jah, see veepilv on üleval ja siis, kui on nagu justkui mõõdukalt vett, siis tegelikult on üliohtlik sõita nende üleminekurehvidega, sest nad ei suuna piisavalt vett rehvi ja asfaldi vahelt ära, et tekibki see vesiliug, eesti keeles siis aquaplaning, vesiliug tekkis siis ka Leclerc'il, ta ütles, et ma ei sõitnud isegi täie gaasiga ja läinud ta oligi seinas ja auto tükkideks ja kogu lugu. Starti ei jõudnudki, aga siis, kui ikkagi see start alguses anti, siis nad ju algselt pidi sõidetama 19 ringi, aga siis sõideti, või kas üldse sõideti, ei sõidetud midagi. Nad tegid 2 ringi. Turvaauto taga tehti. 2 ringi, jah. Ja siis öeldi, et see startprotseduur raportad. Jah, et protseduur on katkestatud ja alguses Sainz oli ainus, kes läks täis vihmarehvidega. Aga siis, kui see stardiprotseduur katkestati, siis krutiti Sainzile ka need üleminekurehvid alla. Ja tervel sel nädalavahetusel, kui siis sai sõita kuiva ilma rehviga, siis olid jällegi kasutusel need pehmemotsa rehvid C5, C4 ja C3. Ja siis start. Nüüd me jõuame sinna, millega me ka saadet alustasime. Antonelli esimesena, Piastri tema kõrvalt teisena, Piastri sai, Antonelli tegi ka okei lähtme, aga Piastri sai paremini esimesest kurvist, kuidas ma siis ütlen nii, et ühegi arvamuse vastu ei eksiks. Antonelli sattus teelt välja, oli väga pahane, aga kohtunikud ei määranud Piastri midagi, ei võtnud ka otseselt vist uurimise alla, see nii-öelda nautid. Aga see oli jällegi üks ühele uute reeglite järgi. Piastri ei teinud mitte midagi valesti. Täpselt, Antonelli oleks pidanud ruumi jätma selle mõttes. Ja jälle hea näide, mida ma ka pojaga rääkisin, poeg ütles mulle, et paraku võidusõitjad tihti peale ja üldse sportlased oma spordiala reegleid ei tiku lugema. Ja see tuli see on ju paks raamat. Muidugi, muudki teha, seal tänapäeval eriti, pöidlalihasid on vaja arendada. Et Antonelli ka ütles, et ta surus murajalt välja ja siis pärast, kui talle öeldi, et ei, et see uurimisel ei lähe, et kõik oli reeglite pärane, siis tuli ilus lühike vastus, et see mulle meeldib, et Antonelli on ka selline
lühiks jutu mees, et ta ei hakanud pröökama seal, et mis mõttes ja mida ta tegi, ütles good to know. Ja. Hea teada. Väike võib-olla sarkasm oli see. Ilmselt küll, jah. Aga veel kord, järelikult ei olnud Antonelli neid reegleid lugenud, neid nii-öelda eelmise aasta lõpus muudetud möödasõidu reegleid, sellepärast et veel kord Piastri tegi seda sama, mis ta tegi eelmisel etapil. Või siis oli lihtsalt nii ähmi täis, on ju, et esimene nii healt, pole positionist lähtekoht on ju, et võib-olla lihtsalt läks natuke närvi, on ju, kes see teab ja võib-olla oleks võinud, oleks ise ka tahtnud ruumi rohkem jätta, aga nii ta läks selles mõttes, aga Piastri poolt selles mõttes uute reeglite järgi kõik täiesti õigesti. Ja Antonelli siis tol hetkel langes 4. aga mis pani juba sprindile põnev alguse, kui õigemini sprindis ei olegi kohustuslik rehve vahetada või rattaid, siis kuna keegi ei olnud päris kindel, mida teeb, sprindi eel räägiti juba taktikatest, see oli ka hea vaheldus. Jah, et kõigest 18 ringi, lõpuks oli tegelikult, olgem ausad, võidusõit oli 16 ringi ju. Ma ütleks isegi vähem. Lõppu jõuame, aga ma ütleks vähem. Ja seda, selles mõttes jah, aga ma pidasin seda alguse momenti silmas. Et see oli huvitav jah, et juba räägivad sellest ja siis teadmiseks, et Miamis boksi peatusele kuuluv aeg oli, kui kõik läheb hästi, rataste vahetusel 20 sekundit kaotust tavaolukorras, aga kui rajal on turvaauto või virtuaalne turvaauto, siis boksi peatus võttis aega, laias laastus 11 sekundit. Nii et jällegi selline kalkuleerimise koht ja täpselt nii oligi, et ühel hetkel muuhulgas, mis oli veel huvitav, rada oli üsna niiske ja kas me nägime seda äkki, kus etapil see oli ka Austraalias ju, kus suhteliselt niiskel rajal lubati DRS-i kasutada. Jah, oli küll. Siin oli täpselt sama lugu, et minu spikker ütleb, et 11. ringil äkki plaksti DRS lubatud, kus juures igal pool ei olnud minu meelest ka see sõidujoon päris kuiv. Ei olnud, jah. Seda ei olnud veel või isegi pärast seda, kui esimesed olid boksid juba tulnud, siis ikka veel ei olnud seda täiesti kuiv rada, aga ütleme, et Miamis ongi nagu see nii-öelda ilma poolest väga omapärane et seal nagu need äikesetormid ja vihmatormid tekivadki sisuliselt ei kusagilt ja nad võivad olla väga intensiivsed ja väga-väga kiired, et seal selline X-faktor on alati olnud ka ilma poolest sees. Ja siis äkki oli vist Tsunoda, kes esimesena boksi läks. Ja. Hamilton läks ka üsna varakult või ütleme üsna esimestena. Hamilton läks järgmisel ringil minu mälestuste järgi. Ja Hamilton hakkas siis näitama, miks tasub rattaid vahetada. Jah, et Tsunodal olid need uued rattad keskmise kõvadusega rehviga varustatud, aga Hamiltonil olid need kõige pehmemad. Ja siis hakkas oli mõneringiline periood, kus juhtus väga palju asju korraga. Mul ei ole hetkel, mul on küll spikker ees, aga mul läheb ikka sassi. Ja ma ei teagi, mis järgmisena teemaks võtta, kas Verstappeni boksi peatus? No ikka Verstappen, jah. Verstappen läheb boksi, vahetatakse rattad ära, lastakse rajale, aga natukene liiga vara. Ja Kimi Antonelli, kes vaeseke oli niigi tahapoole langenud, ei saanudki boksi minna, sest lihtsalt auto toodi ette talle. Ja kus juures ta peab jälle kiitma ja Martin Brandl ka kiitis, et Antonelli seal kuidagi, ta isegi ei vabandanud või midagi ta seal ütles ja siis Brandl ütles, et kuule poiss, et sa tegid praegu imelist tööd. See oli tõesti see oli ohtlik, jah. Murdosa sekundit, et tegelikult ju Verstappen lõhkus oma esitiiva seal Antonelli auto tagaratta otsas ära, parema tagaratta otsas ära. Et tal rehv ei läinud puruks, et tal velgi läinud puruks Antonellil siis. Ja jälle näide sellest, et see kaadri voolavus tänasel päeval või eelmisest hooajast alates Red Bullis on päris suur olnud ja muulgas, mis ta siis eesnimi on, Jonathan Wettley, kes nüüd on Sauberi tiimipealik. Tuleb välja, et tema oli tegelikult, ütleme, selliste boksi peatuste koordinaator, selles mõttes, et selle tegevuse koordinaator või niimoodi, mitte võistlusstrateeg, seal on see Hanna Smits, eks ole. Ja nüüd, kus on siis Jonathan Wettley on läinud, kas nüüd siis ongi peataolek või? Selle loo ajal juba, kui mitmes kord nad käkivad boksi peatus ära, kus juures varasematel aastatel Red Bull on kõigile etaloniks olnud. Möödunud kord oligi see valgusfoori jama veel on ju, et ja korduvalt mitte ainult ühekordselt, vaid see oli mõlemal sõitjal ja Verstappen vist 2 korda, nii et nagu ja nad rikkusid ära Maxi peatuse või peatus kui selline sai tehtud lihtsalt. Peatus ise oli edasi läks lappama. No terve Maxi sõidu rikkus ära, sest Max sai +10 sekundit sellest. Ja Antonelli sõidu rikkusid ära
ja tegelikult nad seadsid ju ka mehaanikud. Absoluutselt, jah. See oleks võinud täiesti vabalt libisema minna, mis iganes suunas. Seal jumal teab, mis oleks võinud juhtuda. Eelkõige Red Bulli mehaanikud. Nemad olid ju seal, mitte Red Bulli, ikkagi Mercedese. Jah, kuigi seal ju, kui kuulajad ei näe, ma praegu vehin kätega väga targalt, et kui ütleme, Maxi vormel läheb seal ja nüüd tegelikult siin vasakul on ka veel üks mees. Ja. Et tema teoorias oleks võinud 2 auto vahele veel jääda. Ja seda ka veel, jah. Aga minu jaoks on ikkagi totter see, et ilmselgelt see on tiimi Black, aga ju kes ju kannatab, on ju sõitja. No seda olen mina ka jauranud aastaid juba, et sellistes situatsioonides, kus võistkond teeb mingi lolluse, siis no seesama, et ratas on lahti all, ütleme midagi ei juhtu, ta tuleb boksi tagasi, siis ta saab ohtliku sõidu eest või ohtliku olukorra eest saab ajalise karistuse. Oota, mis mõttes nagu? Millest tema süüdi? Tema hüppas autost välja ja kruttis ainus teine variant sõiti oleks see, et ma lihtsalt peatun ja ei sõida enam edasi, aga seda ka ei saa teha ju selles mõttes. No ikka saab, kõike saab teha. Põhimõtteliselt saab. Aga sa saad selle eest karistada, et sa nagu auto peatasid. Ja siis igastes hakkas see boksipeatuste virvar käis, liidrina Piastri tuli enne boksi, siis pidi Norris tulema, aga vahepeal Liam Lawson ja Fernando Alonso, 2 vana sõpra, said kokku, Alonso pidi kahjuks jälle katkestama turvaauto rajal, Norris sai nii-öelda tasuta peatuse liidrina rajal ja minu küsimus, ma mõtlesin kohe, sellele äkki 15-18. Pange palun punane lipp, andke meile hiljem, sest aeg oli. Ma saan aru, et 1,5 tunnises peab sprint ära olema. Seal oli umbes 0,5 tundi vähemalt veel aega. Koristage see auto 5 minutiga ära ja andke 3 või 2 ringi sõitu. Kusjuures seal oli veel see situatsioon ju ka, et ennem seda, kui Lawson ja Alonso kokku said, oli seal sildade all see sigri-migri, mis on see mikihiir seal vasak, parem, vasak, seal ju sõitis Sainz seina vabatahtlikult ise. Ja seal oli ka, rada oli sodi täis, minu meelest kas Antonelli vist raporteeris, et see silla alune on jumalast süsiniku sodi täis kõik. Süsiniku kiusodi. Nii et seal oli 2 kohta veel, kus see rada oli tegelikult ohtlikus seisus. No, pange punane lipp välja. Ja me saame 2 ringi tegelikult päris kõva andmist. Ei. Ei. Kurat, vabandust. Ma kuidagi ise ostan. Äkki see on ka kusagil kirjutama või meile nägemata reegliraamatus kusagil kirjas, et ei tohi panna, et ikka turvaauto peab tulema, et mingil põhjusel ei tohi punast välja lasta, aga ütleme nii, et väga antiklimaatiline lõpp küll sõidule. No sul oli 10 minutit. Kõik operaator, see aasta on operaatorid ka põhjusega kriitikat saanud, aga me arvast tol hetkel ei olnudki võimalik kõike korraga helida. See oligi vist nii, et Lawson ja Alonso sisuliselt täpselt sama sekund, kui Sainz seina pani. Siis nagu ja just enne oli mida me siis veel vaatame, kas me vaatame siis veel nagu McLareni boksi peatasid, juhtuski sisuliselt 10 sekundiga juhtusid kõik asjad ära. Ja siis oli 3 ringi värvi kuivamist. See jah, aga ma tahtsin sellest Alonso ja Lawsoni kokkupõrkast rääkida, et siin oli nüüd see näide siis, kus Lawson, uute reeglite järgi ei hoidnud kokkupõrget ära, sest tema oli väliskurvis, sisekurvis oli Alonso ja Lawson püüdis väliskurvis püsida siis vägisi rajal, aga Alonso oli ta selgelt eespool, nii et mina ikkagi selle sama kokkupõrkest lõpuks pluss 5 sekundit Lawson sai. Seal sõidus sai, mul juba hakkavad need intsidendid segi minema, mis oli sprindis, mis oli põhisõidus. Ja Norrise vedamisel see sõit lõppes, tegelikult lisaks Lawsonile fikseerime siis selle ka ära kõigepealt, et Verstappen ületas 4. aga kuna kõik olid rivis, siis see 10 sekundit langetas ta viimaseks lõpetanud. Et lõpetati nii-öelda piltlikult turvaauto, aga tegelikult turvaauto läks eest ära. Lasi nagu lõpusirge. Viimase ajal nüüd tehakse seda, et finišilippu ei saaks esimesena turvaauto. Ehk siis ma sain, mis ma tahtsin, ma sain võidusõitu. Sa said? 10 meetrit. Mida sa kurdad? Kusjuures, kui tähte närida ei saanud, vaata vormel 1 on ju see reegel erinevalt indikaarist. Ma olen kogu aeg seda näidet toonud, et väga palju on reegleid üle võetud vormel 1 indikaarist, mida ühest küljest on eurooplaste poolt nagu mõnitatud, et sellised ajukääbikud keeravad ainult vasakule, mida nad tegelikult ei tee. Seal on ovaalid, tänavaringrajad ja päris ringrajad nii-öelda. Et indikaaris on niimoodi, et kui mingi sodi on ära koristatud või situatsioon on lahendatud rajal ja roheline lipp lehvib,
siis jah, seda rohelist lippu lehvitatakse ka stardifiniši sirgel, aga sellest hetkest läheb võidusõit lahti ükskõik kus siis keegi paikneb rajal, aga vormel 1 läheb võidusõit lahti pärast ajavõtujoont. Et see roheline lipp lehvib seal ajavõtujoonel, mis tihtipeale on ka stardifiniši joon, aga enne seda sa mööda sõita, võidusõita ei tohi. Mis tähendab seda, et antud situatsioonis siis turvaauto sõitis boksi, rohelist lippu küll lehvitati, aga sisulist võidusõitu me ei näinud. Mis ma siis sain? Ma sain võidusõitu. Petta said. Kurat. Nii, aga igastas Lawson sai 5 sekundit ja kes lõpetasid veel esialgu punktidel, Biermann ja Alex Albon said ka veel 5 sekundit. Et Biermann selle eest, et tiim tegi üsna sarnase eksimuse, mida Red Bull tegi ja ta sõitis Nikole ette. Mitte küll päris nii, kokkupõrget ei olnud, aga ikkagi ja Albon, sest et eksis turvaauto režiimi reeglite vastu. Jah, et olevat sõitnud liiga aeglaselt, mis oli kuidagi aga tõesti, turvaauto reeglites on see kirjas, et mitu auto pikkust peab olema sõitjate üle 10 ei tohi jätta, vist ma mäletan midagi. Mingi selline suurusärk, jah. Aga jah, ütleme nii, et Norris taaskord eelmine aasta kobistas turvaautoga võidu, see aasta tegi seda. Oma esimese veel. Jah, oma elu esimese ja jällegist Piastri kannatas kõige rohkem. See aasta sprindis juhtus täpselt sama, et ütleme nii, et kui selle Lawsoni ja Alonso kokkupõrge oleks, ma ei tea, 10 sekundit hiljem tulnud, oleks Piastri vast ikka mööda saanud Norrisest, aga Oleks. Nii on lihtsalt, täpselt, oleks. Nii, ja mõni tund hiljem, Eesti järgi siis päris hilisõhtul kell 23 algas ajasõit. Oota, aga ennem seda tahtsin seda öelda, et tänu sellele, et sealt sisuliselt siis 4 venda vahelt välja visati, Verstappen, Albon, Lawson ja Biermann, siis esimesed 8 saavad ju sprindisõidus punkte. Tänu sellele kerkisid punktidele Tsunoda, Antonelli ja Gasly. Ja Antonelli oli see ebanõne sõdur meil, eks ole, ta stardiga võrreldes kaotas 9, algse protokolli järgi siis 9 kohta. Aga Tsunoda ju alustas boksi teelt, sellepärast, et tal vahetati tagavedrustus ära. Ja, tõsi. Nii et selles mõttes Tsunoda tegi tegelikult väga tubli sõidusprindis. Tegi. Ja kuidas me saame unustada, et Lance Stroll lõpetas 5. kohal? Lance Stroll on korjanud kõik Aston Martini punktid, mida ei ole liiga palju, aga neid on tegelikult 14 ikkagi. Ja. Nii, kvalifikatsioon, tohib minna. Aga palun. Luba antud. Igastahes laupäeva õhtune kvalifikatsioon jälle ülinauditav vaadata seda esikohtade heitlust ja jälle tuleb McLarenid, kõik on kiired, aga Max Verstappen on Max Verstappen. Ja ta näitas ka kohe ära, et nagu siin ikka räägitakse nii ühel kui teisel niisugusel motospordialal, et äkki kui inimene saab isaks, et siis võib-olla hakkab kiirus kaduma. See on legendaarse Enzo Ferrari väide, et iga lapse sünni järel vist omal ajal ta väitis, et sekund ringi peale, nii et kujutage inimesed ette. Max värskelt sai isaks, kas see oli 4 päeval või? Meediapäeval, eks ta meedia koostööd. Ma arvan, et selle üle ta oli kõige õnnelikum terve see. Ja, aga see oli tal ette kokku lepitud, et asi on kriitiline ja ta ei pea meediapäeval osalema. Kujutage ette, kui ta ei oleks veel isa, kui kiire ta siis oleks, ta oleks pika puuga kõigile pannud. Iroonia muidugi, jah. Aga igastahes kvalifikatsioon Verstappen, Norris, Antonelli, Piastri, Russell 5, Sainz 6, tagantpoolt ka. Seekord oli Stroll 19. Aga mis teil veel meelde jäi? Ferrarid on ikka erakordselt hädas praegu oma autoga, et Lewis Hamilton oli 12 ja Charles Leclerc 8. Kusjuures mul on Leclerc'i koha pealt see kirjas, seda ma lihtsalt panin tähele, mõtlesin, et ma pean selle ära märkima, et meelest ära ei läheks. Et neil olid nii-öelda kvalifikatsiooniks, oli treffid otsas, et ta läks oma viimast, läks aega parandama, viimast katset läks sõitma kasutatud komplektiga. Tal ei olnud võtta enam. Ja see ka veel, et kui tava F1 nädalavahetusel on kõigil võistlejatel kasutada 13 treffi komplekti, see on siis ära jagatud reeglilt järgi, kui palju on kõvasegu, kui palju on keskmist, kui palju on pehmet, siis sprindi nädalavahetusel on alati 1 komplekt vähem, on 12 ja siis nad seal kabetavadki nüüd hoolimata sellest, et sprindi kvalifikatsioonis, nagu ma enne ütlesin, on see paigas, et sa pead kasutama uut komplekti. Esimeses ja teises voorus on keskmise kõvadusega ja kolmandas voorus siis, kes sinna jõuab, on pehme ja uus komplekt peab olema.
et siis ongi see, et nüüd nad seal mõtlevad, et millal, kus ja kuidas kasutada ja lihtsalt Leclerc'il said ühest küljest nii-öelda uued rehvid otsa, aga teist küljest ega neil kiirust ei olnud, jah. Ja see näitab ka, kui kiiresti nii-öelda meeleolud võivad muutuda, et tänu heale strateegiale ja heale sõidule Hamilton ju tõusis ju 3. sprindis. Ja. Mõni tund hiljem ei saanud Q3-gi. Jah, ja ka samas see näitab ka jällegi seda, et muutlikes oludes on kõik palju võrdsemad selles mõttes, et kes nii-öelda strateegiliselt selle õige otsuse teeb, nagu Hamilton oma boksi peatse, see nagu tõuseb ka, aga kvalifikatsioon näitas siis seda päris kiirust minu meelest palju paremini kui sprint. Ja. No ja seda enam, et ütleme, kvalifikatsioonis oli rada juba kuiv ka, et seal rada oli 45 kraadi ja õhk oli 29, et kui seal selle kuivaval rajal sõideti, siis ma vaatan, oli seal lõpuks õhk oli 25 ja rada oli 31 kraadi, nii et see on ka selline oluline vahe, rajaolud. Ja mis pull on ka see, et Sainz, kes siis Ferrarist välja visati ja lõpuks Williamsiga liitus, antud nädalavahetusel Williams ongi kiirem. Ja ongi väga tugevalt jätkanud. Nii, aga mis veel? No. Tuuhan oli Gaslyst kiirem. Kvalifikatsioonis. Tuuhan oli siis, mis ta see oli? 14, Gasly oli 18, nii et jah, Tuuhanile üks võit kirjas vähemalt. Kuigi tema võitlus, nagu ma arvan, et tema kui mees, kes kõige nii-öelda intensiivselt võitleb oma kaha eest, siis iga selline väiksemgi tulemus on temaks väga oluline. Nii, pühapäev, põhietapp, refi info. Refi info selles mõttes, selle saamine oli mul päris vaevaline, sellepärast, et sõidu ajal ka seal kabetasin, millegipärast ma ei tea siis, see tarkvara lahendus seal jupsis, et vahepeal oli, ma vaatasin 2 ajavõttu, mida sealt ametlikult lehelt on võimalik vaadata ja üks ajavõtt oli kvalifikatsiooni formaadist, mis näitas mikrosektorite aegu ka, aga refi ei näidanud huvitaval kombel. Ja teine ajavõtt siis, mis seal ka on võimalik eraldi valida live timing. Kummaski ei olnud kuskil esimene sõiduveerand vist, rehvidest ei olnud juttugi ja siis ma püüdsin oma töntsi tuvipilguga nagu tuvastada, mis kellelgi seal all oli ja takkajärgi tarkusena tundus, et enam-vähem panin pihta. Et ehk siis kõva refiga alustasid Hamilton, Beerman, Russell, Alonso, Gasly ja Hülkenberg. Ja etteruttavalt võib siis öelda, et need, kes 10. jõudsid, olid kõva refiga alustajatest, olid siis Russell ja Hamilton. Kõik ülejäänud alustasid keskmise kõvadusega ja terve sõidu jooksul mitte keegi ei kasutanud seda kõige pehmemat. Enne sõit tuli tegelikult see ka oluline teema, et kõik ennustasid nagu vihma ja ennustasid nagu tugevat vihmasadu. Ja tormi, jah, ehk siis nagu ma arvan, kõik tiimid olid ka selle tagamõttega, et ilmselt tuleb ka vahepealsed või siis laula märja ilma refid panna, aga võime öelda, et ei tulnud seda, mida kartsime. No kui sellest vihmast juba juttu tuli, siis sõidu sees oligi eriti alguses just esimestel ringidel kokku 57 siis sõideti. Aga mul on siin märge tehtud, et 6. ringil, ma ei mäleta kellele öeldi, et vihm saabub umbes 20 ringi pärast. Siis 7. ja 17. kurvis pidi kõigepealt tibutama hakkama. Siis teatati ring hiljem kellelegi, et vihm saabub 14. ringil. Ja lõpuks oli see, et 11. ringil ühe kaamera objektiivi peal ma ise nägin, et olid veepiisad, aga sisuliselt sellega asi piirdus. Jah, et vist oligi nagu ühes kurvis nagu natukene tibutas on niimoodi, et nagu see oli selle pilve äärel vist nagu pilve äär justkui nagu tabas seda rada. Ütleme niimoodi, et F1 TV kommentaatorid juba naeravad selle Russeli üle, kui Russell räägib midagi visiirile langevast veest. Et kas need on nüüd Russeli higipiisad, mis pidurdusel pritsivad või lihtsalt pisarad või on tõesti tegu taevast tuleva veega. Aga nüüd saame jälle rääkida stardist. Seekord siis esireast Verstappen ja Norris, Verstappen, üsna sarnane olukord ja seekord siis Norris ei saanud maksist mööda, Verstappen hoidis ära, Norris käis rajalt väljas, langes 6. ja hakkas kurtma, aga
reeglid nii lubavad, siis reeglid nii lubasid ja Verstappeni nimeline reegel sai ilusasti minu meelest oli nagu väga lühikest, aga oli see noted ka, on ju, et vaatasid üle, davai, esimene ring, Verstappeni reegel, lähme edasi, on ju, et siin just. Nagu ei olnud midagi kurta McLarenil ega Norrisel, kuigi need ikka üritasid selles mõttes. Aga kus seal said kokku kaks tegelast, kes minu meelest Lawson on ikkagi ka nähtavasti üsna luubi all seal Red Bullis ja ma ei ole sugugi kindel tänasel päeval enam, kuigi veel kord ma olen väga halb ennustaja, ma ennustasin, et tal on nii siit iseloom, et ta on seal aastaid Red Bullis, nüüd on ta Racing Bullis tagasi, eks ole, ja vaadates seda, mida ta seal raja peal korraldab, ta sai kokku ju Tuuhaniga esimeses kurvis. Ja Tuuhanil sai sõit läbi ka. Ja Tuuhanil sai sõit läbi. Ja siis kohe lasti Lawsoni raadiosidet, et kus ta ütles, et ma ei saa aru, mida see Alpine tegi seal. Ja siis, kui kordust näitas, siis mina küsiks, et ma ei saa aru, kuule Lawson, muidugi ta on mu suur lemmik ka jutumärkides, aga püüdsin olla tõesti neutraalne. Panin kohtuniku mütsi pähe omale. Tal oli kurv paremale, esimene kurv, eks ole. Tal oli vasakul kuskil auto laiuse jagu ruumi Lawsonil ja Tuuhan oli sisekurvis äärekivi peal. Kuhu ta nüüd veel pidi minema siis? Tuuhan ei sõitnud talle peale. Tulgu eest. Kuhu eest? Umbes niimoodi, et miks mees sina üldse siia rajale? Ja põhimõtteliselt küll, jah. Ma olen täiesti nõus, et Lawson, sisuliselt tema oli kindlalt süüdi selles esimese ringi kokkupärkes ja aga rikkus oma sõidu ära, kus juures tagantjärgi võib-olla siis kohtunikud sellepärast ka, mina küll ei tea, et talle kaaristus oleks määratud. Ta oli jah, ta lõhkus oma vist esitiiba või midagi ta lõhkus, aga pidi kohe boksiga minema. Ja lõpuks ta katkestaski, et mõlemad katkestasid, ma ei tea, kas siis sellepärast jälle määratud karistust on ju seda küll ja küll tehtud, kus võistluse sees, kui määratakse karistus ja seda ei õnnestu võistluse sees ära kanda, see kandub järgmisesse võistlusesse. Et minu meelest Lawson oli igati ära teeninud. Kuigi Lawson ju katkestas ka väga palju hiljem, mingi 30 ringi hiljem. Seda küll, jah. Et vahepeal oleks jõudnud ikka midagi määrata. Just. Aga jaa, siis ütleme esiotsas 4. ringil Piastri sai Antonellist mööda, tõusis teiseks tol hetkel ja tagantpoolt Norris hakkas 6. kohalt ronima 9. ringiks oli 3. Ütleme, selle pealt oli näha, et McLaren on hoos, ülikiire ja päris põnevat eitlust lõpuks 14. ringil Piastri tõusis liidriks ja siis omakorda peagi korjas jõudis Norris Verstappeni, mul läks mõte rändama. Aga see Piastri Verstappeni võitlus oli selles mõttes tegelikult huvitav, et mul hakkab Piastri aina rohkem meeldima. Ma ei saa öelda, et ma ta fänn oleks olnud, aga ta on mulle varem ka meeldinud, ma olen öeldud, et mulle tundub, et ta on peaga sõitja. Ja see, kuidas ta Verstappenist mööda sai. Ükskord proovis, vaatas, nii ei õnnestu, ja teinekord tegi sellise klassikalise, inglise keeles on oma väljend, mul see kohe praegu ei tule, aga me oleme Eestimaal, räägime eesti keeles, et esimeses kurvis seal lasigi, nii-öelda provotseeris Verstappenit, et Verstappenil läheks pidurdus pikaks. Ja kasutas selle võimaluse ära ja lõikas sisse, võttis nii-öelda pikema poogna sinna esimesse kurvi. Mõtleks selle, kui ta tegi peteka ja inglise keeles mõtleks, võib-olla see on tammi vist on selle asja nimetus äkki. Aga igal juhul jah, mis nagu mul väga hästi nagu välja joonistus ka just sellest, kuidas nii Norris kui ka Piastris lõpuks Verstappenist mööda said, on see, et Piastri kui ta on midagi otsustanud, siis ta teeb kohe ära selle liigutuse. Ja oligi see, et üks ring ma ei saanud mööda, selge. Vajalikud asjad korrigeerin ära, teises ringis teen nagu niimoodi hoppis ja saangi mööda. Aga Lando jäi munema ja mitte ühe ringi, vaid vist mingi 3, 4, 5 ringi. Mingi 4 ringi. Jäi munema nii, et sisuliselt iga DRS-i nii-öelda ala lõpus tal oli võimalus tegelikult mööda saada. Kusjuures tunnistan pattu, et seekord vaatasin ka järgi ja otse ülekande ajal tavaliselt ma ei lülita ennast, ei istuta ennast sõiti autosse. Aga üks tuttav mul küll kurtis, et nüüd seal F1 TV-s, kui sa sõiti autosse istud, siis taustaks tuleb ikkagi see Sky kommentaatorite jutt. Ma ei tea, vähemalt järelvaatamises mul ei tulnud. Aga igatahes ma vaatasin seda situatsiooni Piastri autost paar ringi enne ja siis, kui ta oli mööda ka saanud, ikka väga vähese jutu mees ja ei mingit konsultatsiooni inseneriga, ei mingeid juhiseid insenerilt, aga siis, kui Piastri oli Verstappenist mööda saanud, siis ma istusin, kuna mul oli
sõit vaadatud, istusin nüüd Norrise autosse, et teada saada, et mis seal siis toimus, sellepärast, et ülekande ajal kommentaatorid väitsid, et Norrisele anti juhiseid ja nii oligi. Võistlusinsener Norrisele hakkas siis rääkima, noh, muidugi mitte muinasjuttu jutustama seal pikalt, aga et mismoodi põhimõtteliselt sai Piastri mööda Verstappenist. Et noh, mõningas mõttes sümptomaatiline, et Norris, kes on tegelikult kogenum, kas tal on 7. hooaeg juba, Piastril on 82 etappi rohkem. Et Piastri saab nii-öelda sellistes situatsioonides ise hakkama ja Norrisel on vaja juhiseid. Võib-olla ma teen Norrisele liiga, aga selline mulje praegu jääb tõesti, et ütlen veel kord, minu jaoks Piastri on oluliselt teravam pliiats kui Norris. Norris on küll kiire, jah, aga ütleme sellist taktikalist, strateegilist mõtlemist väga ei ole. Jah, ma mõtlesin ka, etapi all mõtlesin selle peale ka, kuidas siis on läinud nii, et Piastri on tegelikult nagu 4 etappi järjest see hooaeg võitnud, 3 etappi järjest võitnud, aga 6-4, ühesõnaga. Mulle tundub ikka, et ühe ringi peale on Norris kiirem, aga nagu, ma mõtleks ka niimoodi, et kui ta ei tee ühtegi eksimust nagu nädalavahetuse sees, siis ta võidab ära, aga ta iga kord teeb, midagi ta ikka teeb, nagu iga kord ta käkib nagu kuidagi käkib selle sõidu ära. No kas või on ju, kas ta sõidab siis seina või ta teeb halva stardi või nagu, siis ma lihtsalt mõtlen, kui kaua on võimalik nagu nii sõita, et see nagu iga etapp midagi kusagil käkid ära. Ja ongi, Piastril tegelikult nagu päeva lõpuks oli väga lihtne võit, sest et kui tema sai Verstappenist mööda, ja Norris ja Verstappen omavahel siis heitlesid, siis Piastri kasvatas ju mingi 10 sekundi peale selle vahe, mingi 5 ringiga. Terve see aeg, kui Norris tegelikult oleks pidanud ühe kurviga ära tegema selle, pärast nägime, kui kiire see McLaren auto, nad 30 sekundit võtsid ju vahet, nagu sisult ei kusagilt. Ja kus suures etteruttuvalt ma ütlen, et noh, loomulikult, ega siis, ja küll, Piastri on ka ingliskeelne ja lipu peal on ka nurgas, on seal Suurbritannia lipp muulgas, aga midagi ei ole teha. Võib rääkida küll, et seal need rahvusvahelised kommentaatorid ka, et nad püüavad neutraalsed olla, no tühjagi. Et küll nad seal kilkasid, et lõpus Norris püüab Piastrit. Ta on selgelt Piastrist kiirem ikka. See on ikka, Norris on ikka kiirem mees sellel võistlusel. Kullakesed. Piastri edumaa oli mäekõrgune. Temal oli vaja esimesena üle finišijoone veerida. See võib olla ka 0,1 sekundit ennem teist meest. Suure tõenäosusega Piastri võttiski nagu rahulikult. Säästis rehve, säästis mootorid, säästis mis iganes on ju. Loomulikult. Kui sul on vahe 8 sekki ja see langeb 5 peale, siis nagu see ei tähenda seda, et Norris nagu täitsa ükskõik, täiesti ükskõik. Et jah, aga ühesõnaga jah, et ei tea, mis Norrise peas toimub, aga just see, et see on sümptomaatiline. Iga nädalavahetus midagi juhtub, mis minu meelest on tegelikult täiesti isegi hämmastav. Ma ei tea, et sellist asja enne oleks, et sul on sisuliselt nii palju kiirem auto ja sa ei täida kaugeltki seda potentsiaali, mis võiks teha. No on olnud sellist asja ajaloos. Minu üks lemmikuid, põhjanaabritel ikka pöialt hoitud. Häkkinen oleks ära käkkinud oma 99. aasta tiitli järje pealt oma näpukatega. No, jälle McLaren. Jälle McLaren, jah. Aga puhtalt oma näpukatega seal tegi päris mitu eksimust. Võtame selle McLaren versus konkurendid sellega kokku, et Piastri Norris, Russell lõpetas 3. Piastrist 37,6 sekundit maas. Nii suur vahe oli minu jaoks üllatus. Jah, et me oleme siin vist juba hooaja eelvaates rääkis umbes seda, et McLarenid on nagu kõige kiiremad ja kui nad oma selle täie potentsiaali rakendavad, siis nad lähevad ette, aga ikka juhtub mingeid asju nädalavahetuse sees või võistluse võidusõidu sees, et sa ei saa nagu täie jõuga nagu edasi sõita, aga vot seekord mulle tundub, et see oli nagu see tõeline tormihoiatus, et nagu kui me kõik õigesti teeme, kui meie sõitjad saavad lihtsalt nagu ringiaegu teha ja eest ära sõita, siis selline vahe tekibki. Ja see 37 sekki ei tulnud ju stardiga. Nad ju mõlemad pidid veel üldse esimeseks 8 tõusma. Ja. Kas mingid pidi kas konkurentidele muret tekitav või oli see ühe nädalavahetuse asi? No kindlasti muret tekitav kindlasti selles mõttes, et ma mõtlen just see nii suur vahe. Aga see ongi see kiirus on minu meelest nagu alati olnud neil terve hooaja vältel, aga lihtsalt ongi erinevad tegurid siis, et kas ongi kas siis Norris käkkis oma kvali ära või siis ma ei tea, mis iganes. Austraalia libisemine. Jah, Austraalia libisemine on, et nagu neid väikseid sündmusi on olnud, mis on takistanud McLarenil seda nii-öelda täit potentsiaali täitmast siiamaani. No ja see ka ikkagi, tähendab, punkt 1, neil on
hea kiire auto, punkt 2, neil on sõitjad, noh, üks sõna otseses mõttes üks parem kui teine, antud juhul siis Piastri parem kui Norris, ütlen mina. Ja Norrise tase ei ole ka sugugi halb. Just täpselt selle juures. Ja võistkond ka ei eksi. Tegelikult võtame kas või sama, neid võeti ju boksi siin, kas selles sõidus ju võeti järjestikku boksi 30. ringil, siis kui Bermanil läks mootor. Ja virtual safety car välja. Virtuaalne turvaauto tuli rajale, siis neil oli piisav vahe selleks, et oligi see 8 sekundit vahe. Ja umbes juke, jah. Et võeti nad järjest boksi ja ühe boksi peatus kestis siis tungraudadel rippumine, rataste vahetus 2,2 sekki, teisel 2,3 sekundit. Noh, see on ju jumalast korralik töö. Ja kui siin, ütleme, eelmisel loo ajal, kui McLaren hakkas stabiilsemalt võitma, aga ja nad ka palju käkerdasid ja maha mängisid ja võib-olla närviliseks tegid põhjendamatult, et siis oli, vähemalt ma ise sain veel seda rääkida, et McLaren võib-olla pole harjunud võitma, nüüd on nad harjunud võitma. No täpselt, jah, aga ongi lihtne neid otsuseid langeta, kui sa oled 30 sekundit oma vastastest, siis see on natuke kergem jällegi, kui sa pead siin strateegiaid mängima läbi. No ja see ka veel, et minu meelest on see McLareni ütleme, inseneride ja mehaanikute seltskond üsna stabiilne olnud viimastel aastatel, see mängib ka ju tohutut rolli, see ongi mitte nii, vaid see ongi meeskonnamäng ju. See on täpselt sama igas pallimängus ka, et kui on selline hästi kokku mänginud seltskond, nagu hokis mingisugune viisik, eks ole, mis võetaksegi klubist, täisviisik või ründekolmik ühes komplektis tõstetakse koondisesse, eks ole, sellepärast nad on nii hästi kokku töötanud, et ei ole mõtet seda lõhkuda. Selle hästi kokku töötanud tiimi juurest ma läheks järgmise tiimi juurde. Aga palun. Ferrari. Kurat, ma võtsin, saame Williamsist ka midagi head rääkida. Räägime Ferrari. Räägime halva ära ja siis läheme nagu hea juurde. Siis läheme hea juurde. Ühesõnaga valid sõitjad nii, Leclerc, Hamilton seal riburada pidi koos seal, Sainz oli ka vahel või ees ja taga, sõltuvalt ringidest. Ja siis hakkas üks huvitavad raadiosidemed hakkasid läbi kostma. Jaa, see oli, ütleme nii, et jah, sõidu teises faasiski, kui Leclercil oli kõva segu ja Hamiltonil oli keskmine segu. Et Hamilton oli, mis ta oligi alla sekundi kaugusel Leclercist ja ütles, et okei, laske mind mööda, mul on nagu parem refisegu, ma proovin Antonellit püüda, ja see tegelikult tundub nii loogiline, ma võtsin nagu minule tundus ka, et nad on ilmselt nagu edastanud selle nagu käsu juba ja lihtsalt äkki ma ei kuulnud seda. Ja kui ei saa, saab tagasi. Aga lihtsalt, ja ka siis ma alles nagu, siis tuli see raadioside, et Hamilton alles siis hakkas nagu küsima, et mis me teeme nüüd, nagu, kas lasete mind mööda? Ei, ja vastus tuli, et ei, me ei lase siin mööda. Me hoiame, me kasutame sind, et siis nagu Sainzi, Leclerc ja Hamiltoni selja taga hoidu. Ja sina, et see vahe mees on, et sina pead aitama. No DRS Leclerc ja aga lihtsalt ma ei saa aru, ma lihtsalt ei saanud aru, nagu, et kus see loogika on nagu. No tere tulemast klubisse, et seal oli täpselt see situatsioon nüüd, et te saadate mehed rajale erineva rehvitaktikaga. No selge see, midagi pidi teistmoodi tegema, kui Hamilton startis 12. kohalt, eks ole. Nii, ja nüüd, kas te siis tõesti ennem võistlust pole seda läbi mänginud, et kui nüüd pärast boksi peatuseid oleme sellises situatsioonis, kus Hamilton tänu pehmemale rehvile jõuabki tuulde Leclerc'ile. Et mis te siis teete? Kas te tegelikult ka ei mänginud seda läbi või? Ja tegelikult see, ma ei tea, mis oli 3 või 4 ringi jälle, mis Hamilton siis munes Leclerc'it. See juba lõhkus tema rehv ära. Aeg kulub, ringid ja vähemaks. Antonelli kadus aina rohkem ette ära. Just. Ja siis veel see ka, et Hamilton, ma saan aru, pakkus välja, aga Leclerc'iga ei rääkinud mitte keegi. Ma nüüd takkajärgi ka, kuna seal võistluse sees ühel hetkel öeldi, et Leclerc lasi kohe mööda, kui talle öeldi, paluti, et ei olnud sellist asja, või saada mulje, kes sõitu vaatas, et Leclerc võib-olla seal põksis vastu midagi, et mis mõttes, et ma ei tea olnud midagi. Mis on ka absurdne, et üks sõitja tuletab seal meelde, mäletate, mis ma Hiinas tegin ja siis minu lemmik kommentaar sellest nädalavahetusel, tehke tee paus ka vahele. Teil ju aeg on, aga ära kiirustage. Ja täpselt. Teine sõidab lihtsalt rahulikult. Ja siis, kui ma, kui rahulikult sõitis, eks ole, aga siis, kui ma nüüd järgi vaatasin, siis ma istusingi selles situatsioonis, mitu ringi ennem Leclerc'i autosse. Täielik eetrivaikus. Mitte midagi. Ja siis, kui insener ütles, et swap positions, Leclerc kohe reageeris. Jah. Kohe tuli, ei olnud mitte ühtegi
küsimust ega midagi, vaikus ja tegi ära selle. No ilmselt nagu Leclerc'il oli ka loogiline. Ma arvan, et oli ka nagu, et miks me enne juba ei teinud seda. Ja ma arvan, et oleks ise nagu selle peale võib-olla. Ja noh, kui me nüüd edasi lähme lõpu poole, siis see teine vahetus, mis tehti, kui tegelikult, hea küll, ei võtnud piisavas tempos järgi teoreetiliselt Hamilton, aga no kõigil rehvid kuluvad, võistluse lõpp, eessõitja võib eksida. Hamilton oli jõudnud kuskil 2,3 sekundi kaugusele vist. Midagi sellist, jah. Ja see oli siis 50 ring 57-st. Kui vahetus tehti tagasi, sellepärast alguses nagu Leclerc jäi natukene maha, siis ta jõudis uuesti DRS-i ulatusse, eks ole, vähem kui sekundi kaugusel oli seal Hamiltoni selja taga. Ja nüüd vahetati kohad tagasi. Ja mul on siin nüüd, ma ütlen, et mälu tikub tuhmuma, sellepärast seal kordusest vaatasin üle kohe, et sel hetkel, kui see vahetus toimus, kaotas Hamilton Antonellile 2,3 sekundit ja kui nad selle vahetuse ära tegid ja Leclerc hakkas jälitama Antonellit, siis oli vahe 3 sekundit. Te kaotate 0,7 sekundit ja jäänud on 5 ringi. Edu. Kus see matemaatika ei mängi mitte kuidagi välja, et kas neil oli siis tempo selline, et nad jõudsid seal nagu kiirrongiga järgi, et üks asi on, nagu me teame, on ju järgi jõuda, aga sul peab olema vähemalt 1 ring selleks, et teostada see möödasõit. Kui esimene ei õnnestu, no siis on vaja 2 ringi, et siis teist korda nagu õppida vigadest ja teine kord ära teha. Või nagu Norris siis 5. korral. No ja veel, jah. Aga et selle koha pealt tõesti ma ei saa aru, mis seltskonnaga seal tegu on. Ja küll meid võib sõmata kõike, kes meie selle taskuhäälingu kuulad on, et noh, kui tark pead koos seal, eks ole, libistavad õlud seal sofa peal ja siis on siin kõvad strateegid. Aga tegelikult ka, kui sa vaatad seda koos ajavõtuga ja kullamehed, nendel on mikrosektorite kaupa näha, kuidas nad edenevad. Siis no seal ei pea Einstein olema. Ja vaat see on see koht täpselt nagu, see ei ole nagu mingi, sa ei pea geniaalne strateeg olema, et nagu sellest aru saada. Ma arvan, tavavaate on ka nagu, et nii te teete, laske no olimegi. Me oleme ka tavavaated tegelikult. Laske mööda. Kratsi ragatsi. Aga mis mulle veel meeldis, siis kui Sainz ja Hamilton olid siis nii-öelda Hamilton lasi Leclerc'i mööda 8, Sainz 9, Hamiltoni öeldi vahe Sainziga 1,4 ja siis Hamilton vastas, et kas tahtad, ma lasen temaga mööda. Hamilton oli seekord äksi täis. Sassi Hamiltoni ei ole nagu väga samas neidki. Põhjusega, nagu, mis teete seal Ferraris? No, ma lugesin täna järelkommentaari, kus siis Hamilton andis ka intervjuu ajakirjanikele ja noh, ajakirjanikul loomulikult nagu hagijad vaatasid seal, et see Fred Vasseur, tiimipealik, läks Hamiltoni sinna mootorkodusse nii-öelda. Ja neil oligi selline, meeste jutt oli nii-öelda, lõuga kellelegi sõidetud, eks ole, aga Hamilton oli öelnud ka, vähemalt intervjuus ta ütles, et ma ütlesin Fredile, et kuule, et rahune maha nüüd. Et ma olin isegi leebe ja tegelikult ka tõesti, Hamiltonile peab selles mõttes au andma, et no võib-olla mul on nii lühike mälu, aga ma ei mäleta, et ta väga neid F-tähega sõnu üldse raadiosides pilluks. Ta on väga viisakas. Ta on väga PR. Jah, et ja siis ongi teatav irooniaga ütleb mingeid asju, kui seal... Võtke tee paus siis vahel. Jah, näiteks. Ja ta ütles, et ma olen ju jätkuvalt näljane, ma olen jätkuvalt võimeline võitma ja kiiresti sõitma, eks ole. Et palun tehke oma töö ära. Ja see ka, et sellest peab ka aru saama, ütles Hamilton, et me sõidame 300 kilti tunnis, kui tähte närida, siis tippkiirus oli sellel ajal 340 peale. Et ongi adrenaliinilaks on üleval. Ja see on hoopis midagi muud, kui sa oled roolis, võrreldes sellega, kui sa istud seal monitoride taga ja siis näpp on suus ja vaatad, see on nüüd 0,2 sekundit. Aga nemad ju reaalselt toimetavad seal, et kõik toimub murdosa sekundi jooksul, eks ole. Et teie nüüd nagu tehke oma töö ära, küll meie oma tööga ka hakkama saame. See oli see Hamiltoni jutu mõte. Jaa, täiesti arusaadav. Nii, tahtsid põhjusega Williamsit kiita? Tahtsin küll, jah. Esiteks ma pean ka omaenda sõnu sööma, sest et ma mäletan küll, kui me möödunud hooaja siis lõpus, kui tuli välja see info, et Sainz Williamsiga liitub, siis me olime küll, et
see Albon on ju, Sainz teeb lebalt ära talle, pole mingit küsimust ja Albon mõttetu vend. Enam-vähem nüüd veerides no meil päris mõttetuks ta ikka pole nimetanud, aga räägib ainult enda eest. Enam-vähem siuke jutt, et no ei ole nagu nii suurt vastast, aga Albon on näidanud, et teda on ikka väga kõva vend. Ja nii kõva vend, et paneb mõlemas Ferrarist mööda, nii et see polekski vähemgi asi. Ja Sainz ka tegelikult väga tubli töö tegelikult, alustas ju 15. kohalt, minu teada, vist, ja lõpetas 9. ja sisuliselt nii oligi. Mis asja 6. Ma rääkisin sprindist. Igal juhul, see ei ole tähtis. Igal juhul, jah, oli faas selles võistluses, kus F1 TV kommentaarid ka rääkisid, tegelikult nagu Williamsi nagu ringiaegu vaadates võiksid ju nagu poodiumile tasapisi nagu kerkida isegi hea õnne korral ja ma arvan, et aina rohkem hakkab see nagu reaalselt tunduv, et süükse vähemalt ühe süükse üllatuspoodiumi võiks ju mehed võtta. Ja lisan veel nii palju vahel, et mis Williamsi puhul on ülihea, on see sõitjate nii-öelda sisekonkurents. Mõlemad on väga kõvad sõitjad. Jah, aga mis ma tahtsin öelda, takkajärgi nüüd ka, mis tuli välja, et seal sõidu ajal muidugi oli näha, et nad omavahel ka võitlesid ja mul oli veidike kummastav, eriti seal alguses, et kuulge, te nagu sööte nagu ise enda võimalusi ära. Ja nii oligi, et seal oli mingi kommunikatsiooniviga. Et Sainz teadis, et nad teevadki paaris tööd selleks, et eessõitjatele rohkem järgi jõuda, aga ühel hetkel öeldi Albonile, et sa võid võidu sõita. Ja Sainz oli endsas teadmises, et ta nii-öelda pakubki DRS-i tuge ja ütles, et mina jäin lolliks lihtsalt, sest ma teadsin, et ma pakun DRS-i tuge Albonile, aga see kurat sõits mööda must hoopis. Et see ei olnud kokkuleppe. Et kui oleks Sainzile ka öeldud, et you are free to race, eks ole, võid vabalt võidu sõita, siis on see hoopis teine olnud. Et seal on ka veel selliseid nüansse, aga selles osas ma olen küll nõus, et Williams on tõusmas uuesti tegijate hulka ja ilmselgelt seal on suur roll ikkagi uuel tiimipealikul James Vowsil, sellepärast, et ega seal ju Williamsis jällegi inseneride poole pealt ei ole suurt sellist kabetamist olnud. Pigem ongi olnud see, mis ühest ja teisest kohast tilgub, et James Vowls on pannud inimesed nendele kohtadele seda tööd tegema, mida nad kõige paremini oskavad. Et see on just see, need doominalkivid või siis see pusle õigesti kokku panna. Sainz vastutas veel nii-öelda lõpumeetrite põnevuse eest ka minu jaoks, et tehnilist ruudunlipp oli juba langenud on ja me seal vaatasime juba, kuidas Piastri tähistab, on ju kõik on nagu korras, siis äkki Piastri või Sainz pani tuhimalt tagant sisse Hamiltonil on ju niimoodi pooleldi külje pealt, siis ma ossu kurat. See oli õnnelik õnnetus selles mõttes, et kumbki auto nagu viga ei saanud, aga Sainz, ma ei tea, juba mõtles äkki juba mingid asju nagu... No ta hakkas midagi ette kujutama, muidu on Sainz tubli poiss küll, aga seal minu meelest tal veri lõi natuke pähe, et see vend võttis ju minu koha Ferraris ära, ja siis pärast püüdis midagi selle kaela ajada, et Hamilton liikus, pidurdus maa peal või midagi. See on minu arust põhivabandus kõigil. See on kõigil põhivabandus, aga... Võib-olla liikuski, kui sa mingi 200 meetrit tagant poolt juba hakkasid ründama. Just, et antud situatsioonis mina väidan küll, et nii palju kui ma mäletan, Sainz tuli ei kuskilt, et see oli selline meeleheitlik manööver lihtsalt. Oli küll, jah. Mis ma siin vahepeal veel otsisin, Williamsil on koos 37 punkti 6 etapiga. Viimati said nad rohkem punkte üldse aasta peale 2017, ehk siis viimased 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hooaega on juba saldo üle tehtud. Ehk siis vormikõver on väga hea. Jah. Pole üldse paha selles mõttes ja ma arvan, et võiks nagu aina kõrgemaks see lait tõusta küll. Nii, mis veel hingel? No selles sõidus seal oli veel meeliülendava moment Tsunoda versus Hadjar, et nemad võitlesid selle viimase punkti koha pärast ja viimastel ringidel pidevalt oli see vahe, ütleme, kuna Tsunoda sai kiiruse ületamisest boksi teel, ta jäi pidurdamisega hiljaks seal, kui sõitis rataste vahetusse, sai +5 sekundit. Ja viimastel ringidel oli pidevalt nende vahe oli Tsunoda kasuks kuskil 4,8, 4,7 ja viimasele ringile minnes oli see vahe ka 4,8
ja ta sõitis viimase ringi 0,3 sekundit kiiremini. Ehk siis see 5 sekundit nii-öelda... Nulliti ära. 0,1 sekundiga, täpsemalt siis 0,168 sekundiga jäi see 1 punkt talle. Vaene Hadjar jäi punktist ilma, aga ütleme, mõlemad lõpetasid seal, kus nad alustasid, aga jällegi Tsunoda sõitis teissuguse, ütleme, spetsifikatsiooniga Red Bulliga, temal ei olnud seda uut põhja, erinevalt Verstappenist üks asi, teine asi ta ikkagi tõi punkte ja kolmas asi, Hadjar hakkab mulle aina rohkem meeldima. Jaa, väga sümpaatselt on alustanud. MM-sarja seis peale 6 etappi. Vabandust. Lihtsalt mainin ka selle ära, et kõige selle jutu taustal Russell jälle 3. Aga täpselt, vaata kui hästi see kokku, et just me nagu ei teekski mitte midagi, aga ikka 3. Ja me väga ei rääkinud temast. Me ei rääkinud üldse. Aga ta ongi, ta on mitmel etapil olnud täiesti nähtamatu. Ja täpselt, aga nagu ongi see, et tema teeb oma töö ära, nagu tema suudab nagu maksimumi võtta, mul selline tunne, et praegu ta võtab oma autos maksimumi, sa ei püüa neid McLarenit, kui nad nagu eest ära kauvad, siis sa ei tee midagi, aga teistest ikka ees Verstappenist ütleme, seal oli ka virtuaalne turvaut, aitas kaasa muidugi. Aga hoidis ära. Verstappen surus, on ju. Aga jah, super töö Russelli poolt taaskord. Mul ausalt öeldes ei meelnudki kohe, millal esikohalt startinud Verstappen puhta sõiduga poodiumilt välja jäi. Tegelikult ei olnud ju, tema jäi ikkagi puhta sõiduga lõpuks välja. Jah, seda küll. Ma äkki ei olegi kunagi juhtunud. See sai küll, et siis kui ta selle sprindi 17. lõpetas, 2016 oli vist viimane kord, kui ta lõpetas sõidu, ehk siis ei katkestanud, aga ei olnud punkti kohal. Kogu karjäär on ta punkti kohal. Nüüd oli ka see lugu sprindis, et ta sai karistada, eks ole. Jah, aga tal ei läinud nii-öelda DNF-kirja või vett, et läks... Koht MM-sarja seis, Piastri 131, Norris 115, Verstappen 99, Russell 93 ja õnnetu Leclerc 53-ga 5 ja Antonelli 48-6. Põnev. Kusjuures see on huvitav, kui seda punktitabelit nüüd vaadata, kuna oli sprindi nädalavahetus, siis 2 sõidust saade punkti, eks ole. Et seda naidalt ei näe, et ühelt etapilt on 3 meest saanud kõik 10 punkti. Antonelli, Hamilton ja Albon. Ja nad on pingereas ka järjest. Antonelli on 6, 48 punktiga, Hamiltonil on 41 ja Albonil on 30. Ja McLaren tegi suurepärase etapiga selles mõttes, et mõlemalt kaksikvõit, ehk siis maksimumpunktid. Ja nüüd vist see statistika käis ka päris mitu korda läbi, et Piastri on nüüd esimene McLareni mees peale Häkkineni, kes on siis 3 etappi järjest võitnud, et jah, jätkuvalt ei tea, mulle tundub, et Norrise puhul on see tavaks, et midagi käkib nädala sees ära selles mõttes, et minu jaoks on see ainult tore uudis selles mõttes, kui Piastri edasi võidab selles mõttes, aga elame näeme. Jaa, ka mulle ja kindlasti ka Mark Weberile, Piastri managerile. Võtame küsimusega vahele ringiga ees, et delfi.ee saab küsimusi saata ja meie alaline juba võib öelda kirjasaatja Andrus küsib, mis teie arvamus on? Kuidagi paljundunud kalendrisse radasid, kus ei saa mööda sõite teha ja kitsas on. Miami's oli enam vähem ja Monaco peaks jääma, aga asi oleks kordades huvitavam, kui oleksid head rajad, näiteks Hockenheim, aga selge on see, et raha räägib tänapäeval. Jah, Andrus suht koht vastas oma küsimusele vist et ühesõnaga nõustate. Eks need nii-öelda Lähis-Ida rajad, kus on šeigid ja USA rajad, kus on reklaamiraha, aga pole niivõrd klassikalised, nagu Hockenheim tegelikult väga ajalooline või siis mis meil veel on viimasel ajal välja visatud, Malaisia on ka minu arust ka väga hea näide, et väga hea rada, mis siis on nagu, ma eeldan, et rahalistel või siis mingitel sponsorite põhjustel välja heidetud praegu kalendrist, lihtsalt ei saa praegu niimoodi, jah, ega seal raha on taga, ega muud ei olegi, et Vormel 1 veel kord on üks suur äri spordi ja poliitika kõrval, et seal tihtipeale ei saagi aru, et mis see esikohal on, mitte kunagi ei ole sport esikohal muidugi, see on selge, et kord on raha ja kord on poliitika, et sport on seal ka töölerdab kusagil. Et eks ta selline show business üldiselt on ja püütakse minna sinna, kus on nii-öelda, nagu öelda, tegelikult jah, kus on raha, mitte kus on turg, vaid kus on raha ikkagi.
et noh, jällegi minu suur esimene armastus MotoGP, kunagi kui Katari mindi, siis ütleme niimoodi, et noh, kõik 3 huvilist olid tribüüni peal, et noh, seda oli päris valus vaadata. Aga nendel 3 huvilisel oli raha. Ja tribüün oli ainult stardifiniši sirgel, noh näiteks, aga maailmameistrivõistluste kuningiliku motoringraja sari toimub, eks ole, keset kõrbe. Et nii see paraku on, aga teisest küljest ütleme, et ei saa mööda sõita, no ma olen siin palju vaielnud ja muidugi raja iseloomust sõltub palju, aga mõnikord on mingisugune aura ka või fluidum sellel võistlusnädalavahetusel, et ikkagi mäletan seda eelmise aasta Suzuka etappi ja see mulle sellepärast on nagu eriti mällu sööbinud, et veel kord Suzukas on ainult üks DRS-i ala. Väga palju ma olen ka rahvusvahelisest pressist seda lugenud, et neid DRS-i ei tohiks ikka ära kaotada, siis ei toimu ühtegi möödasõitu, oot. Kellel võimalus on? Vaadake järgi, 2024 Suzuka etapp sõideti vasakult ja paremalt peaaegu igal pool mööda ja üks DRS-i ala on ainult. Ja see on üks pikimaid radu kalendris, nii et saab, kui tahab sõitja ja kui situatsioon on selline, et kui DRS ei saa kasutada, aga pead punktidele saama või pead võidu saama, küll siis mõeldakse välja. Et tihti peale see on tahtmise taga ja see ka veel kord, et kui on kuskil võitlemas uustulnuk vana kalaga, siis see vana kala või peer minusugune seal, kes on aastakümneid olnud alas sees, mugavustsoonis see siis hakkab plõksima, et kuule, umbes niimoodi, et sellises kohas mööda ei sõideta, siis see noor saab öelda, et mis mõttes ei sõideta, ma ju sõitsin. Ja nii ongi õige, et mõnikord ongi seda uut verd vaja ja see on nii sümptomaatiline, et ühel hetkel ka paraku Räikkönen hakkas natukene seda jura ajama, et raske mööda sõita. Aga kõik need uued tulijad, mäletan selgelt, kui Nico Rosberg tuli, noor, vihane, pani, proovis igal pool ja sõitis ka mööda ja siis läks mõni aasta mööda ja sai Mercedesesse ja hakkas see nutulaul pihta jälle. Ja et kuidagi minnakse mugavustsooni ja võib-olla siis ka suures võistkonnas on see, et loetakse pistlit, et kuule, tervelt tuleb finišisse tulla, siuke ajutöö komposteerimine käib. Aga üldiselt tänasel päeval minu meelest neil radadel pole suurt midagi viga, aga sellega ma olen nõus. Istanbuli rada võiks olla, Malaisia võiks olla, mis seal veel meil oli. Hockenheim võiks olla, on ju. Hockenheim, miks tegelikult, mis seal Nürburgringil viga on? Jah, Nürburgring, üks kõige legendaarsemaid üldse on ju Portugal. Sealt ma mäletan, Kimi pani väga hästi mööda. Ja esimesel ringil, pärast kahjuks ei midagi näppima ja sõitis võistkonnaga asjale tagant sisse stardifiniši sirgel, aga ei, see oli vägev. Ja on veel radu, et mulle väga meeldivad need USA ringrajad, nad on ikka nii klassikalised, kui olla saab, et kõik Road Atlanta, kus ma ise olen käinud, et Road America, seal on neid veel, et Mid-Ohio, sellised tõesti, kus on kõrguste vahed ja ongi nagu endised maanteed või midagi sellist, kus rajaprofiil järgib maa pinna neid erisusi seal ja tegelikult selline rada ongi ju ehitatud neid, mis see on siis, kuidas seda nimetada nüüd, pinna erisusi arvestades on Austin. Ta on ju ka sellisele kõrguste vahega. No see oli juba see kui sa vaat täpselt see stardifiništi sirge juba. Ja siis on seal muidugi ta on uus rada, tilke projekteeritud, kus on siis võetud elemente ühest ja teisest rajast ja midagi seal kokku miksitud ja ongi super rada ju. Aga jah, tõesti, et kahjuks on seal mitu rada puudu. Samas peab ütlema, et Miami suhtes algul ma olin ka veidi skeptiline, et järjekordne tänavarada. Aga me oleme siin minu meelest nüüd ikka paar korda vähemalt näinud, mis seal on 3 korda üldse sõidetud. Aga nüüd oli vist 4 juba. Nüüd on 4 juba, aga üldiselt seal ikka võidusõitu on. Või kas või Las Vegas on ju, mille kohtumine väga kriitilised alguses, aga nagu näha, siis sai küll nagu sõita teha. Nii, aga ma arvan, et sellega tõmbame saatel joone alla, tund ja peaaegu tund 15 on juba täis, et juttu jagub. Järgmine etapp siis Imolas, Emilia-Romagna Grand Prix, 18 mai. Ma ei julge praegu täpselt öelda, mis koosseisus ja mis päeval me salvestame. Üks on selge, et minu õrna häält ei kuule. Ja minu häält tõenäoliselt kuuleb, aga ma ei tea, mis päeval, sest ma olen ka välismaal. Aga kütt on ikka mingil kujul kohal.
mingil kujul, jah. Kas nii-öelda... Teed saate 3-häälselt ära? Võin proovida küll vabalt. Sa ju ka väikselt muusikamees nagu. Meil on ju kõigil siuksed nagu samasugused madalad tämbrid. Väga palju nagu muud, ma ei pea midagi. Ja vahepeal võid ikka kukke ka sisse lasta. Siis on nagu... Igastas, küll see saade eetrisse jõuab, aga jaa, seniks kõike head ja ilusat kevade jätku. Kõike head. Kõike head. Delfi vormel 1 podcast ringiga ees.